Tere taas, armas kuulaja. Paragrahv, selle eri on tagasi. Teiega on mina, olen mina, Aleksandr Popov. Alustame nagu ikka südamliku vabandusega selle eest, et eetrit riidustame ja inimestele oma mõtetega nii peale tükkivad oleme, sest ma muide kuidagi siin olen alustanud mitmuse endale viitamisega, võib-olla see legendaarne film Split on mu lõpuks kätte saanud ja minus küll veel Jessicat ei ela, aga mine tea. Suvi on veel ees ja eks näis, mis suvekuumus kaasa toob. See oli selline väike eestlaslik optimism selle kohta, et suvel tuleb kuumust, aga vaatame, mis saab. Eelmine kord sai niivõrd kuivõrd räägitud muuhulgas tavaõigusest ja primaarne siis meenutus oleks vast see, et tavaõigusel on kaks poolt, nagu heal neutronpommilgi, et ühelt poolt on riikide praktika ja teiselt poolt on siis olukorra kirjeldus, materiaalsed faktid sellest, mis see reegel siis on. Sellest teisest poolest me rääkisime eelmine kord natuke rohkem või ma üritasin ennast kuidagi väljendada niimoodi, et inimesed mõistaks, et see pool olemas on, aga kas see mul ka välja tuli on tänase päevani, nagu öeldakse, kestva vaidluse küsimus, aga oluline on ikkagi meelde tuletada nii endale kui kuulajale, et rahvusvahelise õiguse allikate vaatevinklist tavaõigus on selline kandev alustala. Mina siinkohal julgeks täiesti võrrelda seda vanaisa Kelseni grundnormiga. Ma mõistan, et vanaisa Kelseni grundnormi võib-olla on, ma ei tea, lihtsam leida, kui me talle kunagi otsa komistame. Sest vanaisa Kelsen on grundnormist kirjutanud lehekülgi, lauseid, tekstiridu, sharing kama, nagu noored ütlevad. Aga tavaõigusega on meil see, et kohati on selline tunne, et kui miski muud ei jäita, siis et ongi tavaõigus ja siis vaatad targa näoga kohtule otsa ja ütled, et tõest ära, et ei ole midagi väga hea praktika, ma arvan. Mul endal kogemus puudub, aga ma olles mõningaid istungid kõrvad näinud, julgen väita, et ka kõige liberaalsem rahvusvahelise kohtu kohtunik ei lähe selle mänguga kaasa, vaid lihtsalt ütleb teile, et aitäh, et tulite, aga uks on see suur ristkülik teie selja taga, sealt saab välja. Ja ma ei usu, et klient väga rahul on tulemusega, kui te selliseid väiteid esitama hakkate. Kuigi selles mõttes ka päris rahvusvahelise kohtuistungitel, mitte ainult nendel hariduskohtu omadel, aga tõesti istungitel tavaõigusest ka räägitakse läbi praktika, olemasolu kohtupraktika, läbi eriarvamuste, läbi rahvusvaheliste kokkulepete kui kodifitseeritud tavaõiguse vormina. Minu kunagine õppejõud Jan Klabers tavatses öelda, et see just selle rohkem niinimetatud leebeõiguse, nagu doktor Rene Värk seda ilusti nimetanud on, ehk siis soft law doktriinile viidates, et ühel hetkel saab sellest rahvusvaheline kokkulepe ja ta muutub siis omamoodi hard law'ks, hardi poole pealt vaatamiseks, aga tavaõigus on selline minu tagasihoidliku arvamuste järgi sinna doktriini ja õigusteooria valdkonda kuuluv oluline õiguse aspekt, et nagu kunagi see mainitud, siis minu arusaamas Prantsuse õigusteoorias doktriini koht on just see, et selles, et tema eesmärk on selgitada ja põhistada kirjutatud õiguse olemust ja seda, kust see kirjutatud õigus tuleb. Et Saksa õiguskoolkonnas meil on muidugi eraldi ka
prantslastel ma arvan ka, aga eriti Saksa õiguskoolkonnas ja Eestiski, eks ole, väga populaarne kommentaaride kirjutamine. Taaskord me oleme ikkagi nii progressiivne riik, et meie põhiseadusel on 2 komplekti kommentaare, et oleks ikkagi väike võistlusmoment. Kerge selline Sildarude peredraama võib-olla, aga võib-olla ka mitte, aga ma ei tea. Aga tulles selle nii-öelda tavaõiguse juurde tagasi, siis suurem rõhk eelmine kord oli sellele, et meil on oluline lahti seletada, millesse käitumise mall väljendub, sest ilma selleta ei ole võimalik eeldada, et õigusmõistja või ka teine osapool oleks võimeline tuvastama, mis tema kohustused on juriidiliselt. Sest see on see keerukas küsimus lõppkokkuvõttes, et mitte lihtsalt kas miski on siduv, vaid kui on, siis miks ja kuidas. Ehk siis, kui me ei tea, mida me peame tegema, siis me võime ju isegi nõustuda, et teoorias olekski midagi meile siduv, aga meie mure on selles, et me ei tea, kuidas seda teha. Mis meist tahetakse, mida meist soovitakse. Ja teistpidi, kui on selge, mida peaks tegema, aga ei ole lõpuni selge, kes või mis alustel peaks tegema, siis tekib jällegi see koht, et me hakkame arutlema selle üle, miks ja mis tingimustel üks või teine käitumismall peaks siis konkreetses olukorras kellegile kohanduma. Ja see on see, mille üle meie põhja panevad vaidlused käivad. Ja tänapäeval rahvusvahelisel tasandil riikide praktikast rääkides veel võib-olla nii palju, et eelmine kord jäi see aspekt paraku minu mõttelõngast välja, aga ma toon ta nüüd sisse, on see, et see sama leebeõigus või soft law on põhimõtteliselt välja kasvanud tänaseks päevaks millekski, millele Itaalia õigusteadlane Sabino Essese kunagi kenasti viitas kui rahvusvahelisele administratiivõigusele, ehk siis rahvusvahelise haldusõigusele. Hiljem võtsid sabast kinni õigusteadlased New Yorgi ülikoolist, nende hulgas Benedict Kingsbury näiteks, kes hakkas aktiivselt kirjutama esseesid selle kohta, miks rahvusvaheline või tema juba liikus edasi ja kutsus seda globaalseks haldusõiguseks, miks see oluline on. Ja põhiline aspekt seal oli ikkagi see, et keskenduti rahvusvaheliste organisatsioonide eeskätt, muidugi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, erinevatele resolutsioonidele, mis ÜRO harta silmis ei oma õiguslikult siduvat loomust, aga ikkagi kodifitseerivad riikide praktikat. Ehk siis sealt me saame tuvastada seda, mida riigid on teinud või mida nad oleksid nõus tegema, mida nad ei oleks nõus tegema. Ehk siis materjali on tegelikult palju, kui veel spetsiifilisemaks minna, siis eraldi selline sügavas ja konstantses kriisis valdkond on eriti just ÜRO formaadis inimõigus kokkulepete või inimõigusalaste kokkulepete monitoorimine, mis nõuab meeletus koguses paberimajandust ja erinevaid raporteid ja siin näiteks selline mees nagu Philip Alston on juba aastakümneid aktiivselt arutlenud ja kirjutanud ja üritanud veenda nii kolleege õigusteaduses kui ka poliitikaloojaid, et ÜRO inimõiguste süsteem vajab reformi puhtalt juba sellepärast, et administratiivne koormus on niivõrd suur, et see on kahjuks praktikas kaasa toonud selle, et riikidel on lihtsam ja odavam võtta vastu karistus, mis ei ole alati
meeletult suur karistus. ÜRO Peaassamblee vibutab näppu, ütleb, et ai, kui halb te ei ole jälle, ma ei tea, 165. raportit esitanud, sest et praktika on selles mõttes karm, et iga lepingu kohta peab koostama eraldi põhimõtteliselt raporti selle kohta, kuidas seda kuskil rakendatud on. Ja professor Oosteni üks selliseid ajaloolisi ettepanekuid on ikkagi alati olnud see, et äkki oleks mõistlik nagu kodifitseerida see asi niimoodi, et riigid teevad ühe ettekande, milles hõlmatakse siis kõiki kokkuleppeid, sest et erinevatel riikidel on erinev kogus kokkuleppeid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me nüüd iga kokkuleppe kohta peame mingi raporti looma, siis see tähendab seda, et peab olema keegi, kes seda teeb. Ja väikestel riikidel. Ja tegelikult ka suurtel riikidel, aga eriti väikestel riikidel on see ikkagi märgatav halduskoormus. Mingi sarnane analoogia siseriiklikust õigusest võiks olla sellega, et erinevad niinimetatud rohepöördega kaasnevad raporteerimisnõuded nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil toovad kaasa samasuguse halduskoormuse tõusu, mitte võib-olla nüüd nii drastilistes mahtudes nagu need ÜRO inimõiguste raportid, aga ikkagi. Ja sellest tulenevad see leebõigus ja sellega seonduv, see on ühel või teisel moel jõudnud nii-öelda oluliste kohtumiste laudadele diskussiooniks, aga riikide praktika tuvastamiseks väga palju paremat varianti ei ole, sellepärast, et edasi on meil näiteks intervjuud riikide esindajatega. Siin on selline huvitav ajalooline näide, omamoodi kurikuulus Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu liikumise poolt läbi viidud ja Rahvusvahelise Punase Risti Keskkomitee rahastatud rahvusvahelise humanitaarõiguse tavaõigusnormide uuring Study of the Customary Rules of International Humanitarian Law, mis algselt ilmus, kui mu mälu mind ei peta, 2005. aastal 3-köitelisena esimese töögrupi raport üle 5000 lehekülje. Seal on 3 osa, esimene osa on siis need reeglid, mis tuvastati koos kommentaaridega. Kogu see materjal on tänaseks päevaks kättesaadav internetis. ICRC.org, International Committee of the Red Cross. Seal on ka kättesaadavad Genfi konventsioonide kommentaarid, minu teada nii vanad kui ka uued. Ja ka lisaprotokollide kommentaarid, lisaprotokoll on 3. Miks ma ütlesin kurikuulus, sellepärast, et põhimõtteliselt kohe, kui see algne raport, mida koostati 10+ aastat ilmus, oli juba hästi palju kriitikat selle kohta, et nii metodoloogiliselt kui ka sellest aspektist, et näiteks riikide praktika koha pealt need 2 mahukamat köidet, teine ja 3, pahatihti tunnistasid ausalt üles, et tegelikult riikide praktikat kui sellist ei ole, sest et riigid keeldusid lubamast kas kontrollvisiidile või andmaks infot. Ehk siis järeldusi tehti kõvasti kitsama andmete kogu pealt, kui nii-öelda kas või silmaga vaadates. Siin rääkijal on olnud au see suurepärane korralikult kaaluv kobakas komplekt koju raamatu riiulisse tassida. Siinkohal aitäh professor Rain Liivajale selle bakalaureuse töö juhendamise eest ja mind rahvusvahelise õiguse teekonnale suunamast. Jõudu jaksu sulle seal Austraalias ja mine tea, äkki kunagi kui kodumaale satud, siis teki võimalus tassike teed juua ja niisama hingest hinge rääkida, aga igatahes korralik kobakas on see asi, ma vahepeal teen sellega jõuharjutusi lihtsalt selle jaoks, et tava minu sisse valguks. Aga kui ma selle jõuda tahan, on see, et meil on olemas kättesaadavad vahendid selle jaoks, et tuvastada riikide praktikat. Meil on Eesti-siseselt näiteks teatud valdkondas KAPO aastaraamat, Välisluureameti aastaraamat. Ta räägib ju ka meile sellest, mida riik on teinud või riigi esindajad on teinud
ja sealt on meil ka võimalus tuvastada mingit laadi praktikaid ja käitumismalle, mida siis teoorias vähemalt saaks omistada vajadusel mingi tavaõigusnormi tekkimisele. Kas me seda teeme või ei tee, on nüüd meie või siis nii-öelda vastaspoole valik. Aga samuti on oluline ka see, et tänaseks päevaks meil küll paraku ei ole sellist kindlat standardit, aga kohtupraktikast ikkagi koorub välja see, et nii-öelda praktikal ja praktikal on selles mõttes vahe, et kui näiteks 1927. aastal juba rahvusvaheline alaline kohus andis märku, et selle jaoks, et riik saaks väita, et ta on tavaõigusnormi vastu, siis ei ole piisav see, et nad ütlevad, et neile üks või teine norm ei sobi, vaid nad ise näitavad ära, et nad ei ole kunagi käitunud viisil, mis tekitaks siduvat kohustust. Mida see minu arvates praktikas võiks tähendada, on see, et kiire meeldetuletus kaasus oli Prantsusmaa ja Türgi vaheline vaidlus selle üle, kas muu hulgas, aga nagu olulisel kohal oli ikkagi küsimus selle üle, et kas Türgil on õigus kinni pidada Prantsuse mereväe ohvitseri, sest Prantsusmaa pidas seda ohvitseri nii-öelda riigi esindajaks, siis tehniliselt nende osa Prantsusmaa väitest oli see, et Türgi-poolne tegevus on rünnak Prantsuse riigi vastu, sest et mundrikandja, sest et mundriau, riigikaitse ja nii edasi. Türgi väide oli aga väga pragmaatiline, et kuna teie mundriau on koos oma mundri ja kõigi jäsemetega meie territooriumil, siis cuius regio eius jus, jälle ladina keel, juhu, kelle võim selle seadused, siis siin ta on, noor ja kole, läheb koos meie Türgi laeva kapteniga vangi, et elu üle järgi mõelda ja siis hakkame vaatama, mis saab. Ehk siis mida see lootuse standard lisaks sellele, muidugi, et ta põhimõtteliselt postuleeris idee sellest, et ei saa riigilt eeldada mingit moodi käitumist või eeskätt õiguslikult siduvat käitumist, kui ei ole võimalik ära näidata, et riik on endale selle kohustuse võtnud. Ehk siis siin me räägime kas lepingust või tavaõiguse aspektis, siis me väidame, et ütleme siis lootuse kaasuses Türgi ja Prantsusmaa, aga eriti Türgi, on käitunud viisil, mis demonstreeriks kohtule, et nad tegelikult on teadlikud sellest, et teiste riikide ohvitseride kinnipidamine on rünnak riigi vastu. Aga siin mina isiklikult leian, et Türgi muu hulgas tegi seda ka puhtalt provotseerimise eesmärgil. Et mõnda aega oli Vene-Türgi sõjast möödas ja veri vemmeldas ja sooviti nagu madistada, aga seal muidugi paraku asi muutus mingi palju robustsamaks, sellepärast, et mängu tuli see kurikuulus tsiviliseerimise missioon, ehk siis prantslaste selliseid vähem loomingulisi argumente, aga tugines professor Friedrich Frankfurt Martensi teooriatel väga kenasti. Akadeemik Lauri Mälksoo on nende kohta niimoodi kirjutanud, tema kõige viimast raamatut ma ei ole kahjuks veel saanud lugeda, oleks au, aga hetkel kogun šeekleid, et teos soetada, nii et tahaks loota, et vahepeal on piisavalt palju institutsioone seda omandanud, et äkki tuleb pehmeköidega välja. Aga ma kaldun teemast kõrvalega. Näiteks mõned aasta tagasi Vikerkaares oli väga-väga huvitav artikkel Martensi ja
impeeriumi ideede kohta akadeemik Mälksalt ja seal muuhulgas räägiti ka sellest tsiviliseerimise missioonist ja ütleme siis Türgi oli omal ajal üks nendest ja Ottomani impeerium enne seda, aga Türgi eriti, et üks nendest riikidest, keda teatud siis omast arust rohkem valgustatud riigid, ju siis elekter oli odav, liigitasid barbarite hulka, et ei ole midagi nii tsiviliseeritud ja teiega ei saa üldse nagu mingid läbirääkimisi pidada. Ja see on lihtsalt kiirga kõrvale ka rahvusvaheliste lepingute õiguse ajaloos on see selline suhteliselt kole, aga just väga, väga erudeeriv ja valgustav peatükk selle kohta, et mis siis nagu valesti läks või kuidas roomlastelt võeti üle see primaarne idee, et mitte roomlastega võib teha, mis iganes pähe tuleb, sellepärast, et mis nad siis nagu teevad, kellele kurdad, valge mees. Kuidas see kõik tavaõigusega seotud on? See on seotud sellega läbi selle, et lootuse standard tänase päevani paneb tõendamiskoormise osapooltele. Selles mõttes, et see, kes soovib väita, et reegel eksisteerib, peab ära näitama mitte ainult selle, et see reegel olemas on, vaid ka selle, et see konkreetne reegel on konkreetsele osapoolele ja vastaspoolele siduv, ehk siis, et on olemas asitõendid selle kohta, et me saame väita, et jah, te olete niimoodi teinud mitte ühe, vaid mitu korda ja te teete niimoodi järjepidevalt. Ja kui keegi soovib vastata ja öelda, et ei, need pole meie, tuubel, siis on tema asi, tema ülesanne, nüüd on tõendamiskoormus üle kantud temale või nagu öeldakse Ida-Võlumaa eesti keeles striauku pirivili, striusabili, see on juba lahenduste otsimise koht, võivad ka kuulid lennata. Aga igatahes, et kui sa tahad väita, et sulle see tavaõiguse norm ei kehti, siis ole kena ja või mitte nii kena, kuidas parasjagu välja tuleb, võib teha Nõukogude Liitu ja karjuda. Ja näita ära, et sa oled käitunud teistmoodi, et see on olnud süstemaatiline teistmoodi käitumine ja sellest tulenevalt on sul piisavalt alus selle jaoks, et väita, et norm võib küll eksisteerida, aga sinu jaoks ta siduv ei ole. Ja siin tulebki mängu see, et riigi veendumus, et käitumisnorm on talle siduv, muudab tavaõiguse käitumismallist normiks. Mitte lihtsalt see, et me oleme võimelised ära tõestama, et see tavaõigus olemas on. Me võime kirjeldada tegevust, aga see vajalik konksuke, mis selle õigussüsteemi haagis ja sinna taha kenasti ära sätib, haagis. Ma jään neid sõnamängi ise endale tegema, väga vabandan. Sain inspiratsiooni Conan O'Brieni kõnest Oscaritel, kus ta tegi päris mitu head nalja, mille peale mitte keegi peale tema ei naernud enamasti sellepärast, et need, kellel on nalja tehti, olid ruumis. Aga see kõige olulisem aspekt siin on selles, et väita, et keegi on oma käitumisega ennast õigusega sidunud, tähendab seda, et me väidame, et kes iganes selle käitumise täide viis, olgu see riik, olgu see rahvusvaheline organisatsioon, olgu see üksik isik, olgu see isikute kollektiiv, käitus nii teades, et tegu on õiguslikult siduva käitumisnormiga. Ehk siis kogu see eelnev jauram on mind toonud selleni, et ma tahan öelda ühte lihtsalt asja. Kui me tahame väita, et tegu on tavaõigusega või rahvusvahelise õiguse aspektis, siis meil ei piisa sellest, et me saame ära näidata, et kuskil on kohtulahend, mis ütleb, et teguviis X võib olla õiguslikult siduv osapooltele. Ja läbi selle siis on lahti seletatud selle teguviisi olemus. Me peame konkreetsel juhul ära näitama, et vaidlusaluse küsimuse osapooled on mitte ainult tavaõiguse normist teadlikud ning kasutavad seda, vaid me peame suutma ära näidata,
et kasutuse taga on siiras sisemine veendumus, et muud moodi käitumine oleks õigusrikkumine. Ja see on sellise kestva õigusliku dispuudi sisend tavaõiguslikult, mis tänapäeva rahvusvahelises õiguses on viinud ka selleni, et ma isiklikult julgen väita, et üks põhjus, miks, taaskord ütlen seda, rahvusvahelised lepingud on muutunud viimase sajandi jooksul nii populaarseks. Ma isegi arvaks, et võib-olla sellise viimase 70 aasta jooksul siia-sinna. Kuigi jällegi lähi ajalugu näitab väga selgelt, et lepinguid rebitakse pooleks või sildu põletatakse sama edukalt, kui need ehitati, aga seesama lepingulise kohustuse eiramine ei kaota ära selle sisse kodifitseeritud tavaõiguslikku alust, erinevaid humaansuse ja inimlikkuse ja hea tahte printsiipe. Ja kõige olulisem on jällegi meelde tuletada, et ajalisi piiranguid, kui selliseid ei ole, et kui me tahame väita, et tavaõigus on tekkinud, siis oluline küsimus näiteks Rahvusvahelise õiguse komisjoni arvates ei ole selles, kui pikalt ühte või teist tava on rakendatud, vaid oluline on näidata, et ka lühikese aja jooksul, mis tava olemas olnud on selle rakendamine olnud järjepidev, ühesugune, süsteemne ja laia riikide ringi poolt aktsepteeritud. Ehk siis võib-olla, kui proovida seda kuidagi inimlikumasse keelde panna, on see, et meid huvitab eeskätt see, kas keegi üldse on vastu olnud. Ning seejärel see, millele nad vastu on olnud. Et kas see on nüüd olnud aasta, kuu, 10 aastat, 100. See on juba eraldi küsimus. Selle üle muidugi me saame ka intelligentselt diskuteerida, kas see aeg kuidagi peaks meid mõjutama või mitte. Aga oluline on ikkagi see, et on läbivalt selge, mida rakendatakse ja miks rakendatakse. Ja tavaõiguse puhul lisaks sellele, et on selge, milline on riikide vaheline käitumise praktika, peab olema ka selgelt väljendatud õiguslik arvamus kohtuorgani poolt, mis muudab selle kehtiva praktika tõendatavalt õiguslikult siduvaks. Ja seda ideed väljendada rahvusvaheline kohus, näiteks lahendis Nicaragua versus Ameerika Ühendriigid, kus küll põhiline küsimus oli selles, et seal Nicaragua soovis saada kompensatsiooni Ameerika Ühendriikidelt selle eest, et nad olid salaja saatnud oma luurekeskagentuuri instruktorid džunglisse vastupanu liikumisi treenima, aga seal muidugi lisaks sellele, et Ameerika Ühendriigid väitsid, et neil puudub igasugune side nende inimestega, kes džunglis kinni on peetud, siis isegi kui peaks välja tulema, et nad on ameeriklased, siis riik ei vastuta oma kodanike poolt teisele riigile tekitatud kahju eest. Või sellises hilisemas, meie mõistes tänapäevasemas kohtulahendis aasta 2011 Saksamaa versus Itaalia on kohus, ÜRO rahvusvaheline kohus, öelnud meile, et pelgalt väited, mis ei ole toetatud rahvusvahelise kohtupraktika poolt, või üldse kohtupraktika poolt, ei saa olla uue siduva praktika loojateks. Siin
siin põhiline vaidlus oli selle üle, kuidas riik tagab oma immuniteeti mitte niivõrd isikutele kui varale. See on selles mõttes väga mitmekülgne kaasus. Selle kaasuse pealkiri on riikide immuniteedist. Saksamaa versus Itaalia. Kreeka üritas sekkuda kolmanda osapoolena. Seal vaidluse keskmes oli teise maailmasõja ajal natside kuritegudega ohvriteks langenud inimestele kompensatsiooni väljamaksmine ja muuhulgas vaieldi selle üle, kas halvasti sõnastatud Saksa seadusandlus enne, kui see ära muudeti, andis aluse kompensatsiooni väljamaksmiseks. Aga lõpuks vaidlus viis selleni, et Itaalia oli natsionaliseerinud kunagi Mussolini poolt kingituseks Saksamaa juhile Adolf Hitlerile antud kinnisvara, et selle müügis siis maksta kompensatsiooni oma kodanikele, kes seda soovisid saada, aga Saksamaal ei saanud. Ja Saksamaa pöördus kohtusse, väites, et Itaalia on rikkunud muuhulgas omandiõigust ja siin riik ei saa immuniteedi taha peituda, sellepärast, et nende arvamused nad saavad tagantjärgi tühistada kinkelepingut. Ei päde. Väga palju erinevaid küsimusi tõusis üles. See on väga huvitav kohtuotsus, soovitan lugeda, kui kellegi ette satub, seal on muuhulgas minu meelest väga selgelt ja kenasti lahti kirjutatud ka see, miks kohus ei peaks tegelema ajaloolise tõe otsimisega. Ehk siis seal rahvusvaheline kohus sedastab ka selle, et kohtuorgani töö ei ole teha ajalugu, ei ole, nende tegevust võib pidada omamoodi ajalooks. See on natuke teistsugune dispuutega, et kohtutöö ei ole tuvastada ajaloolist tõde, kohtutöö on faktidele tuginedes tuvastada, kas õiguste rikkumine on toimunud ja kui on toimunud, siis kas seda peaks kompenseerima. Aga eraõiguslikult võttes on seal minu meelest väga huvitavalt lahti kirjutatud ka see, kuidas poliitiliste režiimide muutumine ja eetika küsimused ei mõjuta seda, et omandiõigus on püsiv ka siis, kui see omandiõigus on tekkinud kinkelepingust ühelt halvalt inimeselt teisele halvale inimesele. Mis minu meelest kurbusega võib tõdema, et see kohtulahend ei ole võib-olla nii palju vastukaja siseriiklikult leidnud, kui ta võib-olla eraõiguslikult vääriks, aga see on minu subjektiivne arvamus ja eks igaüks ise saab minna ja vaadata, kas rahvusvahelise kohtu argumendid 15 aastat tagasi langetatud otsuses. Vaidlus ise see algus juba 2009. aastal, aga kohtul võitis paar aastat, et lahenduseni jõuda ja see oli selline väga põhimõtteline vaidlus Itaalia ja Saksamaa vahel, mitte ainult ajalooliselt, vaid ka varaliselt ja siin võib olla selline lähiajalukku sisse vaadates oleks enne hasartmängumaksustamise seaduse muudatusi keegi seda otsust lugenud, oleks võib-olla parem mustand tulnud. Mine tea, ma lihtsalt spekuleerin, enne kui keegi mind lahti hakkab laskma, siis ma ei ole ametnik, mind ei saa lahti lasta, aga seal vähemalt minu lugemises on ka paar väga head õpetussõna selle kohta, kuidas lobistada niimoodi, et ei peaks kartma karistust. Ja seda ma nüüd ei mõtle kriminaalõiguslikus mõttes, vaid selles suhtes, et seal kohus muuhulgas räägib sellest, et ja see on etteheide Saksamaale, kelle siis seadusandlus, mille alusel loodi Kolmanda Reichi tegevusega käigus kannatada saanud isikute kompenseerimisfond. Neil oli sama mure, mis meil oli hasartmängumaksu seadusega, et sõnastus läks lappesse, nagu noored ütlevad. Nad nimelt defineerisid iseendale kahjulikult kompensatsiooni saaja ja see kaasuse, üks osa sellest kaasusest tugineb rahvusvahelise relvakonflikti õigusel, kus nad põhimõtteliselt ei eristanud algses seadusandluses tsiviilisikut ja sõjavangi.
ehk siis interneeritud ja sõjavangi, ütleme siis niimoodi. Mis siis tähendas seda, et põhimõtteliselt kõik need sõdurid, kes, näiteks Itaalia või Kreeka sõdurid, kes olid sõdinud teises maailmasõjas ja olid kinni peetud sõjavangidena Natsi-Saksamaa poolt, hakkasid ka kompensatsiooni nõudma, aga Saksamaa väide oli see, et seadus oli mõeldud ikkagi kitsamalt tsiviilisikutele. Nende loogika oligi see, et militaarpensionäridele peaks pensioni maksma nende riik. Aga seal rahvusvaheline kohus muu hulgas ütleb ka seda, et ise te kirjutasite sellise sõnastuse, et väga selget erisust välja ei tule ja selles mõttes kogu see tramburai oleks võib-olla ära jäänud, kui oleks parem seadus kirjutatud. Aga taaskord, kui kellelgi on sügava huvi, mingi kiigake rahvusvahelise kohtu koduleheküljele või laadige alla telefoniäpp ja sealt saab teada, mis kohus kõike rääkis. Eriarvamused on ka kusjuures väga-väga informatiivsed ja väga õpetlikud ja seal muu hulgas räägitakse ka sellest, et ajalooline kontekst on muidugi oluline, aga seaduse tõlgendamisel peab arvesse võtma ikkagi ka hetkeolukorda, ehk siis kõige niimoodi neutraalsemalt öeldes, nii hästi kui ma seda oskan. Põhimõtteliselt rahvusvaheline kohus postuleeris ja mitte ainult selle, et jah, et teine maailmasõda toimus ja et kohutavad kuriteod pandi toime mõlemal pool, vaid ka selle, et kompensatsiooni määramise kontekstis ei ole oluline see, mis toimus ajaloos ja sellest tulenevalt ei saa tugineda ajaloolisele kurjusele selle jaoks, et rikkuda riigi eraomandi õigust. See oli selline minu lugemises nurgakivi selles kohtulahendis, kus ÜRO rahvusvaheline kohus jõudis järeldusele, et vaatamata sellele, et Saksamaal on olnud päris koledaid inimesi poliitilise tüüri juures, nad ütlesid Mussolini kohta ka nii mõndagi, siis see ikkagi ei tähenda seda, et Saksamaal kui riigil, kui õigussubjektil on kuidagi piiratum eraomandi õigus. Et seal nad jõudsid põhimõtteliselt järeldusele, eraomand on absoluutne, see on õiguse üldpõhimõte ja seda eraomandi puutumatust saab rikkuda ainult väga kitsastel juhtudel ja halvad poliitilised valikud ei ole üks nendest. Ja see minu mõnest on väga-väga oluline aspekt, mida võtta arvesse siis, kui me hakkame rääkima õiguse üldprintsiipidest kui rahvusvahelise õiguse alustalades, sellepärast, et need on samamoodi seotud ka tavaõigusega, sest et tavaõiguse üheks väljenduseks on õiguse üldprintsiibid, mis loovad erinevate õigussüsteemide alustalana selle kodifitseeritud õiguse, millest me räägime siis, kui me üritame leida allikaid väljaspool rahvusvahelisi kokkuleppeid ja rahvusvahelise õiguse praktika vaatenurgast. Kui me räägime õiguse üldprintsiipidest, siis põhimõtteliselt tegu on võrdlev õigusteaduse rakendamisega. Kõige lihtsamini öeldes. Et siin ma luban endale sellise analoogia, et ideaalses maailmas rahvusvahelise õiguse vaatevinklist ÜRO rahvusvahelise kohtu statuut ja selles mõttes ka selle eelkäija, rahvusvahelise alalise kohtu statuut peaksid tagama selle ja ma ütleksin, et rahvaste liiga ajal oli see paremini tagatud, aga igatahes nad peaksid tagama selle, et kohtu koosseis on piisavalt mitmekihiline või selline mitmepalgeline, et kõik maailma levinud õigusperekonnad ja õigussüsteemid oleksid esindatud. See on see, kus see
õiguse üldprintsiipide koer maetud on. Et kui tavaõiguse puhul me tugineme siis nüüd diplomaatilisele praktikale või me otsime allikaid, mis ütleksid meile, kuidas riigid ja riikide esindajad käitunud on, et selle põhjal proovida tuvastada, kas mingid siduvad reeglid on olemas või mitte, siis õiguse üldprintsiibid oma olemuselt laskuvad või siis tuginevad, on parem sõna, laskuvad võib-olla taevast alla, aga tuginevad õigusmõistja ja osapoolte õigusharidusele. Ehk siis see on see, kus see asi alguse saab. Me soovime saavutada olukorda, kus argument tugineb õigusmõistja teadmisel ja siin kõige olulisemaks aspektiks on see, et kui mitmekülgne on õigustmõistva organi liikmete haridustase, õigusharidustase. Ma nüüd ei mõtle siin seda, et kes on geenius, kes mitte, vaid seda, et millistest õiguskoolkondadest nad pärinevad. Ja miks ma ütlen ideaalses maailmas, sellepärast, et tänapäeval, kui te võtate lahti rahvusvahelise kohtu kodulehekülje ja vaatate kohtunike tausta, mis on täiesti avalik info, ja ma julgen väita, et see kehtib kõigi teiste kohtute ja tribunalide kohta ka, siis lõppkokkuvõttes see taandub enamasti circa sellisele 4-5 ülikoolile ja sellest tulenevalt me siis saame põhimõtteliselt rääkida väga spetsiifilistest koolkondadest, nagu hiljutises vestluses väga erudeeritud ja minu jaoks väga olulise inimesega me naljatlesime, tema naljatas militaaria valdkonnast, mina naljatasin õiguse valdkonnast, et sa põhimõtteliselt üritad positsioneerida selle isiku, ütleme meie olukorras rahvusvahelise kohtu kohtuniku, kahe guru vahele, kelle juures ta õppis või kellega ta õppis. Ja sealt edasi on või vajadusel suhteliselt lihtne teha eeldusi selle kohta, millised tema teoreetilised kalduvused võiksid olla. Aga kohtu statuudi raames mulle vähemalt endale tundub, et rahvusvaheline juristide komisjon pidas selle ajal silmas seda, et meil on esindatud erinevad õiguskoolkonnad, erinevad regioonid, kõik mandrid, mis toob kaasa ka erinevate õigustraditsioonide esindatuse kohtukolleegiumis. Anglo-Ameerika süsteem, kontinentaalne süsteem, Aafrika riikide tuginemine ja ka moslemi riikide tuginemine tava- ja loomuõigusele. Kanooniline see õiguse teadmine, mis tuleks näiteks siis Itaalia õigusteaduskondadest ja miks mitte sinna juurde siis ka erinevad regionaalsed ja võib-olla ka vähemusrahvuste teadmised. Ehk siis kohtunikud oma olemuselt on ka õiguskultuuri kandjad ja siin võib-olla selle episoodi lõpetuseks saan ma öelda, et ma julgusega tuginen H. Patrick Glenni õigustraditsioonide koolkonnale ja ütlen, et õiguse üldprintsiipe me otsime kohtunike läbi niinimetatud toonilises õigustraditsioonis, kus kohtunike teadmised ja nende teadmiste väljendamine sõnas vormivad meile need õiguse üldprintsiibid, millel rahvusvaheline õigus tuginema peaks. Ja ma loodan, et meie järgmisel kohtumisel saame me nendest õiguse üldprintsiipidest rohkem rääkida. Aitäh teile kuulamast, aitäh teile ära kannatamast. Teiega oli paragrahv segast tekstis õigus Aleksandr Popov.